Selline teema, mida sa saad lugeda siit ekraanilt. Loed, mida sööd või loed, mida sööd. Ja kampaania on meil tõepoolest Türi vallas siis käimas praegu, algas 4. märtsist ja kestab 4. aprillini. Ja see on mõeldud kõigile koolinoortele ja koolinoorte hulka kuulute kindlasti ka teie, lugupeetud gümnasistid. Nii et ma loodan, et sa oled seda kampaaniat kas plakatit või mõnd muud vidinat märganud kuskil. Võib-olla oled märganud mõnda toredat hommikusöögi retsepti Türi valla sotsiaalmeedias näiteks meie toitlustajate poolt ja kui veel ei ole, siis sul on aega seda teha. Nii et kampaania käib ja kutsun kindlasti ka gümnasiste osalema loomekonkursil ehk siis mõtestama oma söömist. Aga miks me sööme? Ja siinkohal ootan vastuseid publikust. Mis sa arvad? Ma arvan, et ükski vastus ei ole ka vale. Nii. Energia pärast. Miks veel? Maitse pärast sööme. Ainuke töö, mis toidab, väga õige lause. Kas veel tuleb mingi pakkumine? Miks me üldse sööme? Kas nauding, eks maitsetest tulenev või ka lõhna pärast, eks? Nii hea toidulõhn, et see kutsub sööma. Oled sa täheldanud enda juures ka seda, et teinekord me sööme sellepärast, et sõber sööb ja me tahame seltskonnas olla ja see on seltskondlik tegevus. Või siis sellepärast, et sul on igav. Ma söön sellepärast, et mul on igav. Või sellepärast, et lihtsalt aega veeta. Enamasti need igavuse ja ajaveetmise söömised on sellised näksimised. Eks? Ja me ei pea neid väga olulisteks, aga mingites osades, kui me ikkagi sealt saadava energia kokku liidame, mis me näksidest saame, võib see osutuda teinekord isegi suuremaks energia hulgaks kui põhitoidu korras saadav toidukord. Nii et pane tähele, miks me sööme. Ja söömist mõjutab meie vanus, meie sugu, meie pikkus, meie kaal, meie eluviis, eks? Kui aktiivsed me oleme, kas me teeme väga palju näiteks sporditreeninguid või ma käin lihtsalt iga päev mõnusalt jalutamas. See kõik mõjutab seda, kui palju ma vajan toitu ja ka seda enamasti, kuidas ma söön. Kas söömine mõjutab aga ka meie õppimist ja tervist? Kas sa oled kunagi mõelnud, et see võiks seda mõjutada? Tegelikult loebki iga amps, sest see, mida sööd, võib aidata sul paremini õppida, igapäevase stressiga paremini toime tulla ja energiat säilitada. Kuidas siis aga mõjutab söömine õppimist ja tervist ja keskendumist? Koolis väga oluline, eks? Siin on mõned olulised punktid, aga hommikusöök on tõepoolest ajukütus. Kui see jääb vahele, võib tähelepanu ja keskendumisvõime koolipäeva jooksul hajuda, energia märgatavalt langeda, nii et minu soovitus sulle alusta päeva hommikusöögiga ja tee seda täisväärtusliku hommikusöögiga ehk erinevatest teravilja helvestest pudrud koos marjade, pähklite, seemnetega. Miks mitte oma röstitud müsli, samamoodi marjad, mõnus jogurt sinna peale, eks? Või hoopis täistera võileib, muna, avokaado, singiviiluga. Kas tuli juba hommikusöögiisu? Ei tulnud veel, hommikusöök alles kõhus. Tasakaalustatud toitumine aitab sul siis hoida päeva jooksul veresuhkru taset stabiilsena ja väldib siis energia kõikumist päeva jooksul. Kui sa tuled tühja kõhuga kooli, alustad koolipäeva tühja kõhuga, siis ütleme, päeva esimene pool võib sul olla üpris raske ja keeruline
ja tihtipeale suunab sind just nende näkside poole. Kui sul aga koolipäeva jooksul kõht tühjaks läheb, siis võiksid sa eelistada küll energiat andvaid näkse, vahepalasid, aga vaadata ka nende tervislikku aspekti. Ehk siis siin on omal kohal erinevad puuviljad, pähklisegud, eks, näiteks, täisteraküpsised, miks mitte. Need on paremad valikud, energiat ei anna. Tauriin energiat ei anna, pigem ikkagi on ta selline erguti. Kas söömine mõjutab ka ajutööd? Mis sa arvad? Kui õppimisest juba rääkisime, otse loomulikult mõjutab. Väga olulised on näiteks oomega 3 rasvhapped, mida leidub kalas, pähklites, seemnetes ja need oomega 3 rasvhapped toetavad sinu mälu ja õppimisvõimet. Seega lisa menüüsse ajusõbralikud toidud. Kala, pähklid, seemned, tumeroheline köögivili, näiteks lehtkapsas, spinat. Neid saab teha ka maitsvalt, katseta. Ja kindlasti munad, mis samamoodi on selline väga hea toiduaine ja väga inimesele sobilik toiduaine. B-grupi vitamiinid ja raud ja magneesium mängivad samuti olulist rolli just energia tootmisel ja ajutegevuse toetamisel. Enne eksamit või sellist pingelist kontrolltööd näiteks söö valgurikkaid toite, kodujuustu, juustu, muna, näiteks just selleks hommikusöögiks. Aga ka vähkleid, sest siis saab aju vajalikud ehitusmaterjalid ja aeglaselt seeduvaid süsivesikuid, ehk jälle tuleb jutud täis teraviljatoodetest, on need siis sai, leib, aga vaata pakendi pealt ja leia oma lemmik, just täis teravilja, leib või sai. Sest siis püsib sinu energia päeva jooksul ühtlane, ei teki kõikumist. Joo piisavat vett. Vee joomisest on viimastel aastatel väga palju räägitud. On räägitud, et sa peaksid jooma vähemalt 1,2 liitrit päevas. Tänapäeval või tänaseks päevaks on see tagasi tõmmatud. Ei pea. Sest me saame vett väga palju ka oma igapäevase toidu ja joogiga. Meie organism muundab ka toidu mingis osas veeks. Nii et praegune selline hea soovitus sulle on võib-olla umbes 3 klaasitäit, kruusitäit, umbes 600 milliliitrit päevas võiksid sa juua minimaalset vett, et sellega oma tervist toetada ja vett vajab eelkõige ka sinu õppimist juhtiv aju. Nii et vedeliku puudus võib samuti just olla selleks põhjuseks, miks sa koolipäeva jooksul ühel hetkel tunned ennast väsinuna, pea hakkab natuke valutama, et siis alusta sellest, et joo mõni häälonks vett. Kas töödeldud või päris toit? Oled sa kuulnud sellisest väljendist juba nagu ultratöödeldud toit, ületöödeldud toit? Toidu üleküllus ümbritseb meid meie elukeskkonnas väga suures osas, aga näiteks kiirtoit ja just tugevalt töödeldud toidud sisaldavad palju transrasvu, küllastunud rasvhappeid, suhkruid, lisaaineid ja need võivad mõjutada nii sinu kehalist kui vaimset tervist. Vähenda siis töödeldud toitude tarbimist. Vali võimalusel toiduained ja toidud, mille koostises, kui sa poes neid pakendeid vaatad, ei ole väga palju erinevaid koostisosi. On lihtsad ja sa saad ka aru, millest see toit või toiduaine koosneb, eks ole. Et mida rohkem on seal pakendil kirjas selliseid võõraid koostisosi või sõnu, millest sa tõesti aru ei saa, seda tugevam on minu soovitus jätta see pakend riiulile.
värsked ja töötlemata toiduained nagu juurviljad, puuviljad, aedviljad, täisteratooted, valgud. Need toetavad aga sinu enesetunnet ja pikaajalist tervist. Kui ostad suupisteid, siis samuti eelista naturaalseid valikuid. Krõpsude asemel võib olla porgand, eks, ei ole väga ahvatlev väljavaade, aga see töötab paremini, usu mind. Puuviljad, võta karbiga kaasa omale õunasektorid, apelsinisektorid kooli. Ja kindlasti pähklisegud. Pähklisegu ilma igasugusesse suhkrusse toppimata on ka üks väga hää valik. Olen kuulnud ka väljendit 7 pähklit päevas hoiab inimese õnnelikumana. Sellel küll minu jaoks nagu teaduslikku alust ei ole, aga 7 pähklit päevas on päris hää soovitus. Üldiselt võiks siiski pähkleid süüa päeva jooksul lausa terve peotäie või isegi 2. Aga kuna nad sisaldavad ka päris palju rasva, siis jälle liialdamine ei tule kasuks. Ja soovitus koolipäeva või ka mõne muu päeva kohta, et ära mine tühja kõhuga poodi. Inimene teeb selles olukorras täiesti ebatervislikke valikuid. Sest me tahame, kui meie kõht on tühi, siis me soovime saada kiirelt energiat ja valime enamasti küll rohket energiat andvad toidud, aga vähe toitaineid sisaldavad toidud. Nii et selleks, et teha mõtestatud valik, söö enne midagi ja mine siis poodi. Juba põgusalt käis eelnevalt läbi, et söömine on seotud vaimse tervisega. Kuidas siis? Tõepoolest on teaduslikud uuringud välja toonud, et tervislik toitumine võib vähendada sinu stressitaset ja toetada emotsionaalset heaolu. Kui tunned stressi ja ees on pingeline periood või ärev päev, siis eelista rahustavaid ja toitaineid täistoite. Näiteks banaan, aga ka tükike tumedat šokolaadi, taaskord täisteratooted. Serotoniin, mis mõjutab tuju ja heaolutunnet, toodetakse aga meie soolestikus. Ja ka soolestiku tervis mõjutab väga palju meie üldist tervist ja vaimset heaolu. Seedesüsteemi jaoks on eriti olulised näiteks kiudained. Jälle üks märksõna, mida sa võiksid edaspidi pakenditelt otsida. Kui teed toitumises muudatusi, siis tee neid tasapisi. Ehk siis väikesed, aga teadlikud muudatused. Vähem tervislikult toituma. Nimelt, meil on selline hormoon nagu leptiin, mida siis une ajal nõristatakse meie organismi. Leptiin on seotud täiskõhutunde tekkimisega ja kui sinu uneaeg jääb väheseks, siis ei jõua seda hormooniga sinu sageli ebatervislikumaid valikuid, haarates taaskord energiarikkama, aga toitainete vaesema toidupala. Hästi palju nii sotsiaalmeedias kui ka tavameedias ringleb erinevaid arvamusi ja ka müüte toitumise kohta, söömise kohta. Mida siis usaldada? Sotsiaalmeedias tõepoolest levib palju eksitavat, ekstreemseid toitumissoovitusi ja oluline on osata teha vahet infol ja turundustrikil, sest väga paljud tahavad ju turundada oma toodet maksimaalselt, eks. Ja mõtle alati, kui sa näed mõnda reklaami, mis lubab sulle väga kiireid tulemusi, kas see on info või see on reklaam. Ole kriitiline toitumisinfo suhtes. Usalda teaduspõhiseid allikaid ja eksperte ja spetsialiste. Supertoidud, nii nimetatud supertoidud, on enamasti küll täiesti kasulikud toidud, aga ükski toiduaine ei sisalda kõiki vajalikke toitaineid ega suuda tagada sulle täiuslikku tervist.
oluline on söömise tasakaalustamine. Seega ära usu ka imetooteid, mis lubavad kiireid tulemusi. Toitumine on eluviis, mitte lühiajaline projekt. Ka pidev kalorite lugemine ei tule sulle kasuks. Sa viid ennast hoopis sellega võib-olla pigem stressi. Tähtis on toitainete mitmekesisus, toitumise mitmekesisus, mitte ainult kogus või kalorid. Katsetaja leia endale sobiv rütm. Me oleme kõik unikaalsed. See, mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele. Iga inimene on ju erinev. Oluline on leida just endale sobiv tasakaal tervislikus toitumises. Toitumine mõjutab meie kehalist ja vaimset tervist ja heaolu. Iga valik, mis me teeme, kas toetab või takistab meie energiataset, keskendumisvõimet ja üldist tervist. Kui eelistad täisväärtuslikku toitainete rikast toitu, saab keha vajaliku kütuse, et olla aktiivne, motiveeritud ja heas vormis. Teadlikud pakendimärgiseid lugedes ja tervislikumaid alternatiive valides saame kindlasti valida ka need toidud, kus ei ole peidetud suhkruid ja kahjulikke lisaaineid. Lõppkokkuvõttes tõepoolest loeb, mida sööd ja see mõjutab otseselt, kuidas ennast tunned ja kuidas ka oma potentsiaali kasutad. Nii et teadlikumaid toiduvalikuid. Aitäh sulle!